最重要的是这个拿这个夹出来这个缝。
Tere tulemast! Tere tulemast Viljandisse! Võidupüha on alati väga pidulik päev, aga sel aastal on ta veel erilisem, sest lisaks võidutulede süütamisele taas avame Viljandimaa vabadussõja mälestussamba. Mälestussamba, mis on taastatud Amandus Adamsoni originaalkujude järgi. Ma palun siia Eesti Vabariigi president härra Alar Karis. Head inimesed, väga noor Eesti riik pidi asuma sõjaväljal oma vabadust kaitsma siis, kui meie maad oli kurnanud üle 4 aasta kestnud ilmasõda, majanduslik laos ja poliitiline ebakindlus. Kuid sellel ülikeerulisel sõja ajal liikus Eesti Vabariik kindlalt demokraatlikul rajal. Valiti asutav kogu, mis asus vaidluste ja eriarvamuste kiuste, isegi neile toetudes ehitama vaba riiki. Neil see õnnestus seetõttu, et vaatamata erinevatele arvamustele oldi ühel meelel peamises. Ainult vaba Eesti tagab meie keele ja kultuuri, meie kestmise üle aegade. Peame seda meeles. Meie kestmine ja edenemine eeldab suuremat vastutust ja väärikust nendelt, kellele on usaldatud rohkem kanda. Vastupidi käitudes määrib see meie riigivõimu mainet meie oma inimeste seas. Õõnestab tasahilju meie riiki, vabadust ja demokraatlikku elukorraldust. Pettumus pettumuse ja nõutus nõutuse järel, nagu kivi haaval, võib lõpuks kokku korjata ja kuhjata midagi, mis tõukab inimesi oma riigist eemale. Mitte oma maast ja rahvast, vaid oma riigist. Ärme laseme pettumusel kasvada ja riigil triivima minna. Just täna siin, vabadussõja laengunite mälestussamba avamisel, on õige koht seda selgelt ja üheselt meelde tuletada. Riigikogule, valitsusele, kohalikele omavalitsustele,
ka mulle endale, kõigile, keda kodanikud on valitsema valinud või määranud. Sest see mälestussammas on paljudele neile Eesti inimestele, kes mõistsid, et ainult oma iseseisev ja demokraatlik riik aitab kõige paremini kesta ja edeneda meie keelel ja kultuuril, meie vabadustel ja elustiilil. Viljandi vabatahtlike pataljoni ülem Ants Kurvits kirjeldas vabadussõja esimesi vabatahtlikke sõnadega. Need noorukesed koolipoisid äratasid laialdases massis usku, et meie võitlus ei ole kurja surija viimane meeleheitlik katse, vaid elujõulise rahva väljaastumine oma inimõiguste ja vabaduste eest. Oma inimõiguste ja vabaduste eest, et demokraatlik Eesti kestaks üle aegade. Ma tänan teid. Nüüd on kõnekord Viljandi linnavolikogu esimehel proua Helmen Kütil ja Viljandi linnapeal Madis Timpsonil. Austatud Eesti Vabariigi president, Riigikogu esimees, peaminister, ministrid, Kaitseväe juhataja ja kõik täna siia Viljandi Vabaduse platsile kogunenud inimesed. Hea Eesti rahvas, kes saab osa võidupüha tähistamisest ja Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussamba avamisest ülekande vahendusel. Täna, 23. juunil, Eesti Vabariigi 105. aasta võidupühal saame olla rõõmsad ja tänulikud, et taas avame Amandus Adamsoni loodud ja skulptorite Tiiu Kirsipuu ja Ivan Subaka poolt originaalkujudes tehtud fotode järgi taastatud mälestussamba. Mälestussamba taastamine sai võimalikuks ainult tänu sellele, et oli neid, kes toetasid ja aitasid. Aitäh Eesti riigile ja teisi omavalitsusi tahame eriti tänada Põltsamaa vallavalitsust, Tõrva vallavalitsust, Viljandi vallavalitsust, Mulgi vallavalitsust ja Põhja-Sakala vallavalitsust ja muidugi Viljandi linn. Aga eriline tänu ja meie lugupidamine kõikidele annetajatele, eraisikutele, 641 eraisikut, organisatsiooni ja äriühingut toetasid selle kauni samba taas loomist ja täna avamist. Südamlik tänu kõigile. Südamlik tänu igale annetajale, iga toetus oli oluline ja luges. Austatud president, peaminister, daamid ja härrad. Täna me taas avame Viljandimaa vabadussamba. See on kõige üks väikene samm, mida me saame teha, et taastada oma auvõlga nende inimeste ees, kes langesid, andsid oma elu Eesti vabaduse eest. Me ei tohi seda unustada, et vabadus pole meile kingitud. Vabaduse on Eesti rahvas välja võidelnud oma vere ja higiga. Vabadus ei ole mitte midagi iseenesest mõistetavat. Vabaduse eest peame me võitlema iga päev ja ärgem seda unustagem. Las see mälestusmärk meenutab kõiki neid inimesi, kes on võidelnud vabaduse eest ja mõnikord ka oma elu andnud. Aga me tahame linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt tänada 3 inimest eriliselt, kes on selle kuju valmimisse andnud väga palju ja pannud siia oma hinge. Ma palun siia ette kujurit proua Tiiu Kirsipuu, Ivan Subaka ja Kivikuvand OÜ esindaja härra Andrus Sibul.
vabadussamba taasavamiseks lisaks linnapeale ja volikogu esimehe naisele siia ka Eesti Vabariigi presidenti ja Kaitseväe juhataja Martin Heremit. Ma palun Viljandimaa vabadussõja ausamba õnnistamiseks siia peapiiskop Urmas Viilma ja Viljandi praost Marko Tiitus. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Suur looja on Viljandimaa vabadussamba taastajate häid kavatsusi ja töid õnnistanud ning lubab meil täna avada selle mälestussamba, mis on pühendatud vabadussõjas langenud ligi 800 Viljandimaa mehele ja nende mälestusele. Pühakirjas kutsutakse meid kõiki Jumala ande tänumeeles vastu võtma. Nõnda teeme tänagi, kui Jumala sõna ja palvega õnnistame taastatud vabadussamba, nii nagu see ka aegade alguses, kui see sammas esmalt loodi, läbi viidi. Psalmis 145 öeldakse: hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod ja su vagad tänavad sind. Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest, et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu. Kõikide silmad ootavad sind ja sina, Issand, annad neile nende roa omal ajal. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Kuulgem püha evangeeliumi. Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumi 5. peatükis: teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. Matteuse evangeeliumi 7. peatükis Jeesus ütleb: igaüks nüüd, kes mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja viimaks ütleb Jeesus Johannese evangeeliumi 15. peatükis oma õpilastele:
Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Ja tahan nüüd õnnistada värskelt taastatud Viljandimaa vabadussamba, paludes Jumala jäädavat kohalolu siia paika. Issand ütleb, ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks. Kõige väeline ja igavene Jumal, sina valitsed aegade, rahvaste ja olukordade üle. Me meenutame täna kõiki neid, kes on vabadussõjas võidelnud, Eesti vabaduse eest oma elu andnud ning kelle mälestuseks on ka see sammas siia rajatud. Luba sellel mälestussambal meile ja tulevastele põlvedele alati meelde tuletada, et sinult tuleb meile vabadus ja lootus ning sina annad jõudu võidelda head usuvõitlust. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Õnnistagu Viljandimaa vabadussammast kolmainu Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Palvetagem nõnda, nagu Jeesus meil on õpetanud ja nagu meie esivanemad kord oma riigi eest ja ka meie eest on palunud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja õnnistagu teid kõiki kõige väeline kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Ühendame Eesti vabaduse eest langenute mälestuseks Tori kirikus süüdatud tõrviku ja eile õhtul siinsamas Viljandis süüdatud muinastule tõrviku üheks võidutuleks. See sümboliseerib eestlaste järjepidevust ja ühiseid väärtusi. Selle tule jagab vabariigi president tuletoojatele, kes viivad võidutule igasse maakonda. Ma palun siia linnapea härra Madis Timpson ja Laidoneri seltsi esimees härra Trivimi Velliste. Ja tuli põleb. Nüüd anname sõna peaminister proua Kaja Kallasele.
Hea Eesti rahvas! Võit Võnnu lahingus 104 aastat tagasi otsustas suuresti vabadussõja saatuse. Kuid sõda ei võidetud päevade ega nädalatega. Rasket võitlust vabaduse nimel tuli pidada üle 13 kuu. Meie oma vabadussõda on ehe näide sellest, kuidas edu toovad ühtsus ja usk ühisesse eesmärki. Enne sõja murdepunkti 1919. aasta jaanuaris oli vaenlane jõudnud peaaegu Tallinna alla. Tol hetkel meil puudus kindlus edasise osas. Kuid säilis usk ja lootus oma maa vabastamiseks ülekaaluka vastase käest. Võitsime oma riigi ja vabaduse esimest korda kätte rohkem kui 100 aastat tagasi ning uuesti 32 aastat tagasi. Paljud meist, ka mina, kuulume põlvkonda, mis mäletab, kuidas on elada ilma vabaduseta. Eesti inimesed teavad hästi, et vabadus ei ole iseenesest mõistetav, vaid selle eest tuleb võidelda ja see on võitlemist väärt. Seda teab hästi ka Ukraina rahvas. Siitsamast Viljandist linnulennult vaid 1300 kilomeetri kaugusel käivad halastamatud lahingud. Venemaa terrori ja sõjakuritegude ohvriks on süütud inimesed, lapsed, naised, mehed. Iga päev selles sõjas on karm meeldetuletus sellest, kui kõrge on vabaduse hind. Meie ning kogu vaba ning demokraatliku maailma ülesanne on aidata Ukrainal võita. Täpselt nagu eestlased 1919. aasta jaanuaris sõjakulgu muutnud vastupealetungi eel, vajavad täna vabadussõjas lootust, usku ja toetust ukrainlased. Seisame Ukraina kõrval seni, kuni vaja. Ukraina peab võitma, sest see on võitlus vabaduse ja õigluse eest. Head eestimaalased! Maailmas valitseva üldise ebakindluse keskel on Eesti tänasel päeval hästi kaitstud. Me mõistame, et riigikaitse algab meist endist ja meie valmidusest oma vabaduse eest seista. On rõõm, et Eesti ühiskonna kaitsetahe on väga kõrge. Tänan kõiki, kes Eesti riigikaitsesse ja siseturvalisusse panustavad, olgu see siis elukutselise, reservisti või vabatahtlikuna, mõistva pereliikme või toetava tööandjana. Teie kõigi panus on hindamatu. Meie enda motivatsioon ja pingutused riigikaitse tugevdamiseks saadavad selge signaali kõigile. Eesti on riik, kus hinnatakse vabadust ja ollakse seda valmis kõhklematult kaitsma. Head Eesti inimesed! Vabadus on meie ühine ja suurim väärtus. Kõige paremini suudame me seda hoida, olles ühtsed ja seades meie kõigi ühise eesmärgi. Vabaduse ja Eesti kaitsmise kõrgemale mis tahes erimeelsustest. Meil on üks Eesti. Hoiame oma kodumaad ja hoiame üksteist. Soovin kõigile ilusat võidupüha ja rahulikku jaanipäeva. Aitäh! Nüüd on aeg asetada Viljandimaa mälestussambale lillevärjad.
Eesti Vabariigi president.
toetada. Kaitseväe juhatajal kindral Martin Heremil ja kaitseminister härra Hanno Pevkuril kätte anda võidutule toojate medalid ja tunnistused. Tuletoojad, 3 vett, esimene veer 3, teine 2, kolmas 1, eest ära, marss!
Palun mikrofoni juurde Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi. Sakalmala pealik minu juurde. Viige see tuli võidupüha paraadile, et üle anda Vabariigi Presidendile. Pidupäev jätkub nüüd Jaani kirikus, kus kohe on algamas jumalateenistus ning juba kell 11 algab siinsamas platsil võidupüha paraad. Mina soovin omalt poolt kõigile kaunit pidupäeva jätku. Aitäh!